Aga nüüd siia diskussioonile kutsutakse siis Tormi Kotkas Haridus-Teadusministeeriumist, Madis. Meil on täna ka Heilo Altin Eesti Teadushariduse Liidust, Jane, kes meil oli siin kõneleks ka Eesti Tantsu Huviharidusliidust ja Margit Mikk Eesti Kunstikoolide Liidust ja Simon Härm ka ettevõttest Edukoht. Nii, aega meil on päris vähe, nii et ma ei tea, proovime siis sellist diskussiooni siin teha. Ja muidu oleme päris pika päeva jooksul päris palju teemade üle siin arutanud ja kuulnud ja näinud, ehk siis lõimingust ja rahastamisest ja kvaliteedist ja õpetajatest, logistika küsimustest. Mul on ainult üks küsimus teile, et igaüks saaks vastata, mis siis teie igaühe arvamusest, mis on meie huvihariduse tulevik? No, kuidagi kompaktselt, et igaühel oleks 2-3 minutit, te võiks vastata, arvestades sellele, mis te olete täna kuulnud, näinud, oma töökohal kogenud. Alustamegi siitsamast, jah? Ma julgen väita, et õpetaja roll kahaneb. Õpetajad, ma üldhariduses mõtlen, pigem kaovad ära, sest et tehnoloogia võtab üle just selle, kuidas õpilane oma õpide koostab. Ja see osa, mis jääb just huviharidusele kanda, on see, mis määrab rohkem ühe noore tulevikus kui üldhariduses. Vaat nüüd ongi tore, tekib diskussioon. Ma tahaks öelda, et just õpetaja roll saab väga oluliseks. Ja just sellel põhjusel, et tehnika areneb kindlasti, aga veelgi olulisemaks saab see, et inimene oleks sõber iseendaga, et ta tunnetaks iseennast, et me liigume praegu väga palju selle ümbritseva peale. Ja seal on vaja väga häid juhendajad, kes aitavad seda tasakaalu hoida, et eeskätt me oleme ju inimesed oma kehas, oma mõtetes, oma sellises vaimses ja sotsiaalses keskkonnas. Ja mina pigem arvan, et selle tuleviku roll ongi see, et see huviharidus on väga oluline, et see on oluline hetkel siis üldharidus kõrval, aga see saab just väga oluliseks, sest erinevad just need huvialad toovad selle keskme sinu enda juurde, et läbi enda sa hakkad midagi looma, midagi mõtestama, midagi nagu seda maailma nagu tunnetama. Ja tehnoloogia kindlasti on väga oluline osa selles, et ta annab sulle mingisugused tööriistad või vahendid. Aga nüüd ongi nagu see, võib-olla see kõige suurem väljakutse, et olla siis ka nii-öelda väärilised õpetajad seal juures. Et meil on vaja õpetajaid, kes on nagu head suunajad ja nii-öelda head küsijad. Et võib-olla ka meie, nii-öelda, kes me täna oleme ka sellest vanast haridussüsteemist tulnud, kus me õpetame konkreetseid nii-öelda asju. Aga meil on nagu vaja rohkem küsida ja panna nagu neid õpilasi ise otsima. Et see tehnoloogia annabki need võimalused, et sa saad ise otsida ja katsetada. Et siis õpetaja kompetents saab nagu hästi oluliseks. Sa said võib-olla minust valesti aru, ma just seda mõtlesingi, mida sa ütlesid. Et kõik need teadmised, mida me täna omandame formaalhariduses, seda on juba aastakümneid tagasi väidetud, see on automatiseeritav. Vastavalt sellele, kuidas see on automatiseeritav. Ja just huvihariduse õpetaja saab selle rolli, kus on see vabadus just seda inimlikku poolt sinna nagu juurde tuua. Kuigi me teame kõik, et inimest on võimalik robotiga täna ka lihtsalt ära petta, nii et. Ja peaks töötama, ma kohe vaatan. Võib-olla ma tahaks lisada seda, et jah, et see õpetaja roll kindlasti on suur, aga võib-olla selle õpetaja roll on natuke muutunud.
et see õpetaja roll võiks olla tõesti selline, kes õpetab teda nii palju loovalt mõtlema ja mitte ainult loovalt mõtlema, vaid ühendab ka äkki ära ettevõtlikkuse, et sellest huvihariduse õpilasest, kui ta siit nii-öelda välja sirgub, et temas on olemas võimekus peale loomisega asja nii-öelda selles mõttes lõpuni viia, et teha sellest projekte, seda analüüsida ja selle eest ka vastutada. Et see huviharidus võiks liikuda nii-öelda selle õpetamise poole pealt nagu ettevõtlikkuse ja vastutuse poole peale. Et ma näeks nagu seda tulevikus. Ma kohe võib-olla sinult ka küsin, kas meil neid õpetajaid on praegu piisavalt palju või kust me neid võtame juurde? Ma arvan, et see on nagu sellise harimise teekonna küsimus, et need õpetajad tegelikult meil on olemas, neile võiks nii-öelda seda uut õpikäsitlust õpetada. Ma ise enda koolis nagu näen seda, et me annamegi õpilastele juba selliseid projekte, kus nad vastutavad nagu kunstiprojekte, kus nad vastutavad nagu nullist kuni lõpuni, kuni näituste avamiseni ja pärast mahavõtmise ja analüüsini. Ehk et sees on nii-öelda see teostamine ja vastutamine juba nagu sisse kodeeritud. Ja me oleme neid õpetajaid tasapisi lihtsalt õpetanud. Need õpetajad on kõik olemas. Me ei pea uusi õpetajaid hankima, me peame neile tutvustama neid meetodeid. Ja, Siimon? Ja, ma olen tegelikult nõus ja ma isegi ütleks, et tegelikult ma arvan, et me mõtleme kõik ühte ja sama. Kõikidel väga edukatel inimestel on olnud mentor, giid, juht, mida iganes, kuidas iganes seda nimetada. Ja me liigumegi tegelikult nii huvihariduses kui ka üldhariduses selles suunas, et meil kaob ära selline vana õpetaja paradigma, jällegi, nagu ma mainisin, see inimene, kes on ainuõigus, kellel on ainuõigus mingisuguses teemas, vaid me liigumegi sinna suunas, kus on toetaja, suunaja, kes oskab leida sinu nii-öelda need õiged asjad, ja huvihariduses on see kõige lihtsam leida inimese head pooled, sest et sa tegeled temaga suhteliselt individuaalselt. Ja siis tekivadki sellised mentorid, giidid, juhid pigem ja me näeme ka Soome näitel, kus pigem see nii-öelda üldhariduse mingisugune see lihtsus kaob ära, et tekibki see rohkem individuaalsus ja ma arvan, et me liigumegi sinna suunas tegelikult. Jah, Tormi. Madis. No üks märksõna minu enda jaoks on ennastjuhtiv õpilane ja seisan ise klassi ees ja tihtipeale on gümnaasiumisse jõudnud õpilane. Ma annan küll valikainet, aga ma väga pean seda ka natuke huvihariduse osaks, ehk siis huvi tekitamise osaks. Et ma ütlen, et projekti juhtimine, et teeme selline asi, ma ütlen, et tehke, siis vaadaks siukse nagu, et me ise teeme või. Mõtlen loomulikult ise, et kes see teie eest siis tegema tuleb, et tegelikult on see laps jõudnud gümnaasiumisse ja usalduse küsimus, võib-olla on see programmide küsimus, mis iganes, minul on seda lihtne muukida. Aga täna neid inimesi läbi mentorsüsteemide, ma olen ise natuke mentorit teinud, et ma arvan, et see natuke on usalduse küsimus. Ja siis, kui nüüd tehnikast rääkida ja mida tehnika teeb ära või ei tee ära, siis mul on mõttes tükk aega olnud, et peaks tegema sellise huviringi, mille teemaks on, kuidas ilma nutiseadmete ja Facebookit hakkama saada. Ma olen 10 aastat matkaringi ka juhendanud, ja oma projektijuhtimise aines ma 9 päevaks lähen metsa puu otsa nendega. Sõna otses mõttes Siiri lase valetada. Ma arvan, et tegelikult on usalduses küsimus ja see usaldus tekib lasteaias. Mida varem sellega asjaga pihta hakatakse, seda kaugemale ta jõuab. Ma arvan, et kõik ei tule maha kanda ja ma arvan, et vähemalt Rae vallas tehakse kõik, et lasteaias juba hakkaks mingi asi teistmoodi olema. Ja ma aitäh, Tormi. Ja, aitäh eeskõnelejatele ja kui küsimus oli, et mis on huvihariduse tulevik, siis mina näen seda, et huviharidus, praegu me pigem räägime sellest, et meil haridussüsteemis on
üldharidus, huviharidus ja noorsootöö, aga mina küll ennustan seda, et ikkagi need piirid lahustuvad, et tegelikult kõik süsteemi osad, kaasa arvatud õpetajad ühes, teises, kolmandas institutsioonis saavad aru, et me oleme kõik samamoodi väärtuslikud. Meil kõigil on oma roll täita selle õpilase indiviidi arengu kujundamisel ja sellest tekibki see jõud, et me suudame tagada igale õpilasele oma õpitee ja et ta saakski oma huvid realiseerida, et tal oleks need tingimused loodud, et see oleks optimaalne, et see ei oleks ka ressursi raiskav lähenemine, vaid pigem aitaks kasutada ära kõik võimalused optimaalselt, et see on minu nägemus, et kõik süsteemi osad töötavad koos ikkagi, et ei ole ainult üksi pusivad hammasrattad kuskil. Me oleme praegu sellel teel, aga samas ma hakkasin mõtlema, et siis iga lapse juures, iga noore juures peaks olema mentor. Kui see on individuaalne lähenemine või siis on teine oht, et tegelikult nagu Siimon rääkis oma tänases kõnes, et keegi kunagi ei mõelnud selle auto peale ja auto on leiutatud nüüd siis see tehisintellekt. Kas me paneme tähele või ei pane tähele, see praegu nagu töötab. Isegi mina natuke eile mängisin, ma mõtlesin, et ma selle oma sissejuhatava kõne las tehisintellekt mulle kirjutab ja kirjutaski. Tegelikult ma seda ei kasutanud täna, aga samas ta sai sellega hakkama eesti keeles muidu. Nii et siin on see, et seoses sellega on ka vaimse tervise küsimus. Ma praegu rääkisin, ma vaatsin ka seda statistikat. Päris suur oht tegelikult. Praegu võib-olla mitte paljud panevad tähele, aga samas lähme siis individuaalteele ja on olemas meil õpetajad ja mentorid ja võib-olla lapsed ja noored saavad ise hakkama, aga samas tehisintellekt ja teised võib-olla nii võimalused kui ka ohud, 2 ühes. Mis me nüüd sellega teeme? Tahad vastata? Ma võin alustada, et meie jaoks on see väga tähtis. Ma mainisin päris mitu korda oma selles istluses ka pehmeid oskusid ja kriitilist mõtlemist. Et see ongi see, mis aitab aru saada või hakkama saada kõigest selles ohus, mis tekib. Et tegelikult ju internetis on tohutult andmeid ja kõik on kättesaadav nagu näpu otsa. Sa võtad telefoni ja sa saad kõik teada. Aga kui sa ei oska ja sa ei saa aru, kas see, mis sa nüüd praegu välja lugesid, on päris ja faktipõhine ja siis sa teed endale lihtsalt haiget ja väga palju inimesi me teame, eks ole, Lapikumaa teoreetikud ja nii edasi. Nad ju teevad endale tegelikult sellega haiget, sest nad ei oska kontrollida fakte ja neil ei ole kriitilist mõtlemist. Ja nüüd ongi see koht, et ise õppiv õpilane ongi see inimene, kes oskab kriitiliselt mõelda. Ongi see inimene, kes oskab ise otsida just seda, mis tal vaja on, oskab ise aru saada, mis on nagu hea ja mis on halb. Ja sealt tekibki see, et tegelikult need riskid, nendega peab tegelema, aga nendega tuleb tegeleda nagu varem juba ette nii-öelda ruttavalt, et me õpetame sind mõtlema. Sest ikkagi lõppude lõpuks mõtlev inimene on see inimene, kes saab hakkama. Jah, Tarmi. Ja ma siinkohal tooksin selle täpsustuse, et individuaalne õpiidee ei tähenda individualismi või üksi eraldatuses õppimist, et individuaalne õpirada võimaldab lihtsalt saada rohkem või vastutust võib-olla enda raja kujundamisel, aga sinna juurde tulevad kindlasti sellised kogukonna oskused, koostööoskused, mida tuleb samamoodi kõrvale arendada ja suunata tegema koostööd. Ja kui siin tehnikast rääkida, siis ma arvan, et sa ei vaidle mulle vastu, kui ma ütlen, et tänapäeval ka IT-maailmas ei saa sa üksi hakkama. Et see on nii võtmeoskus teha koostööd ja koostöös me märkame probleeme ja koostöös me märkame, kui teisel inimesel on halb. Me saame koos olles, koos tegutsedes toetada üksteist, et siin on kindlasti väga suur vahe individualismil, individuaalsel õpirajal ja seda tuleb nagu eristada ja selle õpiteekonna kujundamisel, olgu see siis mentor või ka see laps ise, kes seda rada läbib, ta peab tajuma, et kes on need, kes teda saavad aidata, kes teda kahjustavad. Et siin jälle nagu otsapidi see kriitiline mõtlemine tuleb ka juurde, on ju.
ma võib-olla tahtsin lihtsalt Tormi mõtte, mul tuli praegu selline visioon, ma ei tea, kas see on nagu hea või halb, aga kui me räägime nagu sellistest erinevate instantside lõimumisest nagu üldhariduskool, noorsootöökeskus, noortekeskused, huvihariduskoolid, et võib-olla siin hakkavad avanema hoopiski uued võimalused. Ma korra siin kuskil kohvilauas ka nagu ütlesin seda, et meil tahtsime oma huvikoolis nüüd avada videoringi ja me saime aru, et gümnaasiumis on tegelikult valikainena selline video- ja meediaõpe olemas ja seal on ka klass olemas ja siis me juba tegelikult saime selle gümnaasiumi õpetajaga selle kokkuleppe, et me juba vaikselt valmistame nad gümnaasiumi valikaineks ette, kasutame nende ruume, nendega teadmisi ja nende arvuteid ja meil vähemalt 10 tundi toimub koos huvikooli õpetajaga see videoõpe, et tema saaks aru tema mõttemaailmast ja ka nendest tehnilistest lahendustest. Ehk et võib-olla see koostöö ei too mitte ainult meid õpilaste tasandil nii-öelda koos toimetamisele, vaid ka mingite õppesuundade ja ka ruumide osas, et võib-olla siin avanevad täiesti uued võimalused, mida me võib-olla hetkel isegi ei näe. Ma pikalt ei räägi, ma ütlen lihtsalt paar märksõna, mis minul nagu seostus siin. Et võib-olla selleks, et kõike seda, mis me siin ka rääkisime, oleks võimalik teha, me peaksime täna nagu lahti laskma sellest võistluslikkusest, sellest tohutust omavahel konkurentsis olemisest ja see kultuur on meil kuidagi tugevalt sees, et kes on kellest parem, milline on pingerida, millised olid kellegi saavutused, mis on ikkagi need hinded, mitu punkti keegi sai, et see motivatsioon peaks minema teise kohta, et see küsimus ongi see, et mis on see minu isikupära, mis on see minu usaldus, mille ma leian iseenda seest ülesse, mis on see minu nagu eluteekond, mida ma tahan nagu teha ja see ongi see, et kõik õpilased ei pea õppima ühe malli järgi, täpselt ühtedele punktidele, täpselt ühesuguse raami sees. Et see on miski, mis peab muutuma, aga see, et kuidas seda muuta, eks see ongi meie nagu ühine koostöö küsimus, et kuidas seda teha, see ei ole nagu nipsust ei juhtu ja see on loomulik, et me katsetame erinevaid asju, me räägime läbi, diskuteerime, vaatame kellegi praktikaid, mis toimis, mis ei toiminud, et see on selline nagu teekond, mida me peame ühiselt läbi tegema, et selleni jõuda ja mingitest vanadest asjadest lahti laskma ja uusi siis selliseid kogemusi hakkama rohkem praktiseerima. Ma olen sinuga siin nõus, aga samas nähes seda, mis lasteaedades, koolides praegu toimub, no kui süsteemi luuakse, siis sa pead kuidagi seda kontrollima. Ehk siis ruud on ruuduline, see on nagu reegel. Või kui sa räägid, et ta on ümmargune, siis sa juba lõhkid selle süsteemi. Et see on ka selline küsimus, et ja ma saan aru, et see individuaalsus ja see, et võib-olla me kuidagi vaatame, et igaüks on, jah. Ma olen sellega hästi nõus, süsteem peab olema, et ma olen tohutu improvisatsiooni austaja. Ja kõige parem improvisatsioon sünnib siis, kui on hästi konkreetsed reeglid. Ja küsimus ei ole see, et improvisatsiooni puhul ei ole oluline see, et me mõõdame, et kes oli laval, ma ei tea, hüppas kõrgemale või tegi suurema spagaadi, vaid seal hakkavad määrama hoopis teised nagu olulised komponendid, mida me ei oska isegi võib-olla sellel hetkel sõnastada. Sünnib hoopis midagi sellist, mida me hoomame tunnetuslikult, et see on äge kvaliteet. Ja süsteem peab olema, raamid peavad olema selged, aga see vabadus nendes raamides liikuda peab ka olema. Jah, aitäh. Mul läks juba vahepeal meelest ära. Aga esimene oli see, et ma olen nõus nutiseadmest peab olema vaba aega, aga probleem ei ole tegelikult ju nutiseadmetes, probleem on selles, et me ei õpeta noori, kuidas neid kasutada. Siis Tartu Ülikoolis arvutades instituudis käivad, ma tean, et seal on teatud arutelud sellel teemal, et suulised eksamid tagasi tuua. Sest et sa ei saa enam kontrollida, kas see tulem on ChatGPT või see on tudeng. Ja ma ei tea, kas tõstke käed, kes on formaalharidusest täna siin?
üks läks, teine läks ära. Ehk mis ma tahan öelda on see, et meie võime siin mõelda, et huviharidus on äge ja kõik me teeks ja kui kõik oleks nii. Aga ma juhtusin lugema ühte artiklit, mis ütles, et miks koolireform on võimatu. Ja see artikkel kirjutati juba 1980. Ja see kehtib tänase päevani. Me saame seda, mida me mõõdame. Ma ei ütle mitte midagi, sellepärast ma olen Haridus-Teadusministeeriumist ja mina peaksin midagi ette võtma. Mina olen tunnis hinnanud arengut. Ma olen tegelikult selle vanakooli vend. Ma ei mäleta, et mulle koolis oleks arengu eest hindeid pandud. Ei osanud üks nägemist järgmine kord uuesti. Ja täna see nutiseadme ja kõik see teema, ma toon ühe näite. Ettevõtluses on selline väljend nagu turundamine, reklaam, kõik sellised jutud. Ma teen aeg-ajalt selliseid sutsakaid tunnikontrolle, et nad kirjutavad käsitsi seda asja. Ütlen, et kui ma sellest käekirjast aru ei saa, see on üks, ma ei loe seda. Ja ma küsin väljundeid, turunduse väljundeid. Mul on tunnis 11. klassi korraga umbes 50 õpilast, neist 6 ütlevad Facebook kõigil. Ja siis ma nagu vaatan need tööd üle, ma küsin, tõstke käsi, kellel on Facebook, 2 ei tõsta. Ma ütlen, et õpetaja tõstab ka, et mul ka ei ole. Ma küsin, et aga kui te tahate midagi kellegile teada anda, et mis see esimene asi on, et see reaalsus ja see ei käi neil kuidagi kokku, see on nagu paralleelmaailmad. Ja ma olen tõesti vanakooli vend. Ja ma teatud asju hindamise, kuidas sa sporti teed, kui sa ei võistle? Ma saan aru, et see kontekst oli pigem see, et see kool ja teine kool, et kuidas mingid jutud on. Ja. Mulle ka see ei meeldi. Aga täna lapsevanemad küsivad, mis mõttes, aga kuidas on parem, mis rida on täpselt? See Jüri kool on ainult 3 kohta gümnaasiumis koha peale taheti. 100 võeti, 200 läksid kuskile mujale. Kesklinna kool, see on vägev. Seal on 10 kohale. Sinna peab minema. Arvestamata, mis see laps selle pidaseks peal. Aga tegelikult ühesõnaga arengut tuleb hinnata. Ja ma usun, et piirid kaovadki. Minu arust on see täna, ma kahjuks ei ole hommikust peale siin olnud. Piirid kaovadki. Noorsootöö, huviharidus, põhi, gümna, kõik see peabki minema kokku. Sest tegelikult on ressurss üks. Õpetaja, kes annab päeval gümnaasiumis tundi, on peale 2 seal näiteks, mis iganes tundi ta seal huvikoolis annab, seal on tal üks palk, kes ütleb, et ma võin seda nagu viletsamalt teha. Ressurss on see sama. Siin tundub, et need piirid kaovadki ära, kahjuks aeg ka, nii et meil on jäänud paar minutit ja mul on viimane küsimus, et ma sooviks, et igaüks nüüd vastaks, et päris ausalt, siin teie ees on meie kuulajad ja vaatajad, mida igaüks teist saakski teha huvihariduse arendamiseks, kaldkriips ellujaamiseks? Võite valida ise. Ma siis alustan jälle. Ma luban, et me viime lõpuni koos selle kvaliteedi hindamise mudeli elluviimise Eestis. Ja see saab olema maailmas ka esimene selline. Jaa, väga äge. Ma ootan tulemust. Kas sa lubad, et sa ootad? Anna edasi. See oligi minu asi. Ei tegelikult ma saan ikka midagi ka lubada. Ma luban, et ikkagi huvikooliseaduse ja noorsootööseaduse muutmise protsess viiakse lõpuni. Tuleb eraldi huvihariduse seadus.
see on diskussiooni koht, aga välistatud ka ei ole. Jah. Kui palju aastat? Nii. Õige vastus oligi. Läheb aega. Läheb küll aega. No ma arvan, et äkki järgmisel aastal jõuab valitsuse ette seaduseelnõu. Pole paha. Aitäh. Mina luban seda, et jätkuvalt olen kohal sellistel toredatel sündmustel nagu täna. Sellised erinevad kohtumised alati loovad uusi mõtteid, ideid, kuidas asju paremini teha ja tekivad uued suhted, uued kontaktid. Mul on väga hea meel, et see toimub just Ida-Virumaal ja eile kohtusime Kohtla-Järvel tantsuõpetajatega, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt, homme Narva tantsuõpetajatega, et meie saame oma liiduga panustada just selle tantsukogukonda ja hea meelega üldse kogu huvihariduse valdkonda, aga kui me igaüks panustame nendes sektsioonides, mida me teame just läbi selle koostöö ja loome ise selliseid kohtumisvõimalusi, siis tekib see ühine teadmine, see ühine nagu arusaam, mida edasi teha ja miks ja kuidas. Aitäh. Mina luban, et nii enda koolis kui ka Eesti Kunstikoolide Liidus me nügime noori, et nad oleksid ettevõtlikumad, et nad tunneksid rõõmu seda, et neil on lubatud välja mõelda, ise teha ja ise vastutada, et meie kunstikompott, mis on puhtalt noorteüritus, elab õnnelikult edasi ja et noored disainivad suur laager, mis on nüüd 4. korda tulemas, aitab just sellele noorte enese teostamisele kaasa ja ka sellele vastutamisele, et noorte ettevõtlikkust lubame nügida. Ja noorteühing ka. Aitäh, Margit. Meie edukohaga lubame võidelda tuleviku eest ja õpetada noortele seda tulevikku kasutama päriselt ja lihtsalt tekitame rohkem võimalusi IT ja looduse huviringide jaoks, eks ole. Tartus me oleme juba avatud, nii et see jõuab lõunasse ja see läheb üle Eesti, nii et siin ei ole midagi öelda. Ehk siis me tekitame rohkem võimalusi, et see protsent õpilasi tehnika nii-öelda siis selles väiksest tulbas oleks palju suurem. Aitäh. Kui kõik midagi lubavad, siis ma luban, et ma jätkan huvihariduses ja huvitegevuses panustamist, nii nagu ma olen seda viimast 40 aastat teinud. Ükskõik, kus ma töötan. Aitäh. See oli päris aus vastus tegelikult ja kõik vastused said kirja pandud, kõik lubadused, nii et suured tänud Eilo, Tormi, Jane, Margit, Simon ja Madis ja teeme neile suure aplausi.